nagu seal oleks suul marjaloik. Ta saab olema vaid mõne päeva vanune. See saab olema kodu. Oh ei. Woohoo! See paat minu taga on mind siia jätnud, kutid. Ja me peame järgmised paar päeva sellel saarel ellu jääma ilma toidu, peavarju ja piisava veeta, et siin hakkama saada. See saab olema üks pöörane üksik ellujäämise väljakutse siin saarel ja hoiame pöialt, et suudame järgmised paar päeva elus püsida. See on umbes nii lähedal, kui saad olla olukorrale, kus sul lennuk kukub saarele või paat upub ranna lähedal ja pead ujuma kaldale. Meil on vaja toitu leida. Meil on vaja ehitada varjualune ja meil on vaja saada vedelikku. Muidu pole mingit võimalust, et me üldse päästepäevani vastu peame. Nii et oleme seljakoti tühjaks teinud ja see on kõik, mis meil järgmisteks päevadeks ellujäämiseks on. Pool pudelit vett on siin, sellest ei piisa. Meil on ka machete, peaksime saama seda kasutada villa jaoks ja igasuguste loomade jaoks, keda me kätte saame. Siin on meil mask, millega saame sukelduda, GoPro, patareid ja seal sees on droon. Siin on vanad tulemasinad. Sukeldumisräbalad, Kalipso ülaosa, mis kaitseb mind riffi eest ja see relv siin. Hoiame pöialt, et saame selle pahaga midagi kätte, sest see on ainus viis, kuidas me siin saartel järgmised päevad süüa saame. Lisaks on mul ka see iseloomulik kiire elustamine. Te teate, et ma kasutan seda ainult siis, kui siin saarel olukord täiesti käest ära läheb. Pakime seljakoti täis ja hakkame mööda rannajoont kõndima, sest see annab meile ressursse, mida saame siin ellujäämiseks kasutada ja loodetavasti aitab meil ellu jääda. Siin on nagu 3 erinevat loode tõusujoont. Seal üleval on meil kõrgeima tõusujoon. See on ilmselt suur kõrgtõus ja seal all väike kõrgtõus. Ja just siit me tahamegi vaadata. Te näete, vaadake seda, otse üles. Me leidsime kellegi kusepudeli. Mees, seda pole võimalik juua. Vaata kõiki neid asju seal sees. Vaata siia. See on hiiglaslik krabisõrg siin ja ma ei tea, mida see siin teeb, sest see on avameri. See pole mangroovisüsteem. Vaata siia. Siin on tohutu kalmistu, kuhu on kogunenud nii palju rämpsu, mis on siia uhutud. Seda siin saad ilmselt kasutada. See on peaaegu nagu õhuke joogamatt. Ja me saame seda hiljem kasutada, kui me valjualust ehitame. Ma näitan sulle, mida me sellega teeme. Siin on üks vana plekkpurk. Kui me selles midagi küpsetame, saame 100% tõenäosusega teetanuse. Vaata, kui roostes see asi on. Nagu näha, on paljud neist kookospähklitest täiesti mädanenud. Sain ühe käte. See on hea mees, me leidsime esimese. Kas te kuulete seda? Meil on kookospähkel, milles on natuke vedelikku sees. Ma ei tea, kas see asi on riknenud või mitte. Me peame selle lahti tegema, et näha. See ei ole küll palju, poisid, aga midagi ikka meil läheb päris hästi. Leiame seljakotist mõned asjad, mis võivad meid aidata. Meil on veel natuke minna, ilmselt paarisaja meetri jagu, kuni see rusukord lõpeb. Ühtegi jalajälge, ühtegi paati, mitte midagi, ainult mina ja teie siin. Kedagi teist pole näha. Vaadake seda. Mis see on, mees? Las ma näitan teile üht nippi. Ma just leidsin siit selle vana jalgpalli, aga kui ma oleksin sellele saarele sattunud ilma mütsita, siis kasutaksin seda 100% iga päev. Kas te teete nalja või? Aga te teate küll, et me kanname Wade Papenfusi Offshore Tailsi tunnusmütsi. See on palju parem kui kasutult vedelev jalgpall. Omut jumal! See on tohutu seepia selgroog. Kui meie nuga oleks nüri, saaksime tegelikult seda seepia selgroogu kasutada teritamiseks. Aga minu noad on praegu üsna teravad. Oh, mut jumal, mees. Oh, see tuleb kindlasti kasuks. Homme hommikul mina ja teie joome 100% tassikese kohvi. Kui me suudame mingit vedelikku koguda, paneme selle seljakotti, kutid. Kui kapten mind veidi varem maha pani, ütles ta mulle, et ma kontrolliksin hommikul esimesena saare teist poolt. Ma ei tea, mida ta sellega mõtles, aga me läheme homme hommikul. Aga kõigepealt jääme hakkama varjualust ehitama. Lõpetame selle ranna läbiotsimise siin ja siis läheme otse tagasi laagrisse. Vaadake seda siin. Me leidsime surnud linnumees. Ta peab olema vaid paar päeva vana. Need on need linnud, kutid, keda näete taevast alla sööstmas otse sügavasse ookeani, et kalu püüda. See on üks korralik suur lind. See asi haiseb, mees.
Puhka paradiisis, vend. Andke kommentaarides teada, kutid, kuidas me peaksime selle surnud linnu nimetama. Mees ta nägi välja nagu tõeline legend, see tegelane. Ta oleks kindlasti ookeanis laineid löönud. Vaadake, mida ma leidsin! Kõige ägedam fiesta müts. Me lähme tantsupeole seal saartel. Seda ma kannangi, kallis. Kui ma seda randa läbi otsin, kutid, siis mõtlen, mis oleks minu jaoks see unistuste ese, mille siit leida võiksin. Andke kohe kommentaarides teada. Kui te saaksite koos minuga siit saarelt praegu ühe asja leida, mis see oleks ja miks? Meil on mõned probleemid. Te näete, milline ilm siin praegu on. On kõvasti vihma sadanud ja mul pole aimugi, mis järgmiste päevade jooksul juhtuma hakkab. Nii et peame hakkama varjualust ehitama. Kõigepealt tahame veenduda, et ehitame siia kõrge veepiiri kohale. See ümber kukkunud puutüvi, see hakkab toimima ankruna. Hakkame siia ehitama. Me peame siia üsna korraliku augu kaevama. See saab olema meie varjualuse risttala. Nüüd peame lihtsalt veenduma, et see oleks väga tihedalt kinni, mehed, aga see on selle alla kiilutud. Olgu! Me kasutame selle igekujulist oksa siin ja kiilume selle tegelikult meie risttala alla, et see oleks kindlalt paigas. Nüüd, mida see teeb, on see, et mida rohkem me seda kokku surume, seda rohkem see surub sellele peale, mis tähendab, et see ei kuku meile öö jooksul peale. On aeg see asi täis laduda. Need valged kooredjukid takistavad igasugusel niiskusel meie juurde pääsemast ja annavad meile väga hea kaitsevarju. See on see, mida me tahame. Vaata neid pilvi. See pole hea. Plaan on praegu täita nii palju auke meie varjualuses kui võimalik. Tasutame seda puud. Tõmbame selle üles, proovime ära ja teeme väikese tähistamise. Vaatame seespoolt ka. See saab meie koduks. See pakub hiljem natuke varju. Kui täna öösel hakkab vihma kallama, siis loodame, et see hoiab meid natuke soojemana kui otse vihma käes olla. Me saime sellega hakkama, kallis. Meil on siin saarel nüüd kodu olemas. Lähme! Ma olen siin kõvasti rabanud, kutid. Higistanud nagu paks poiss spinningutrennis, et seda varjualust ehitada. Nüüd lööme selle pähkli lahti ja vaatame, kas seal sees on mingit vedelikku, mees. Ma palvetan, et see poleks praegu mäda. Teeme selle lahti. See ei paista hea välja. Ma arvasin, et selles kookospähklis on natuke vedelikku sees, mees. See ei lõhna hästi. Kogu merevesi on siia sisse saanud ja see on täiesti mäda. Ma olen nii löödud, et kookospähkel oli mäda. Ma ei tahtnud nii vara meie vett kulutama hakata, aga vaadake, kui palju ma juba olen joonud, kutid. Ja see on alles pärast põhimõtteliselt ühte päeva siin väljas. Ausalt öeldes pean ma meie vett säästma või leidma siin kuskil mõne teise vedeliku. Muidu ei ole meil mingit võimalust järgmised päevad vastu pidada. Ilm läheb aina hullemaks. Tundub, et kohe hakkab sadama. Tõenäoliselt on meil vaid 2 tundi valgust jäänud. Ja see ongi meie ainus võimalus näha, kas saame täna õhtuks mingitki õhtusööki. Mehed, ausalt öeldes ei oleks me saanud paremat aega valida. Me just lõpetasime oma varjualuse ehitamise, valmistume sukelduma minema ja vaadake neid tohutuid pilvi, mis tulevad. Tundub, et suur torm on tulemas, mees. Praegu sajab väga kõvasti vihma, aga te teate, et meil on vedelikku vaja. Võtame kiiresti mõned neist pudelitest. Ideaalis tahaks midagi suuremat, mingit lehtrit. Jookseme kiiresti ringi ja vaatame, mida leiame. Ma teen lihtsalt ühe lihtsa lehtri valmis. Kui sajab, siis kogu vesi voolab siia sisse. Võtame lestad ja oda kaasa. On aeg jahile minna, kallis. Lähme!
Me tegime selle ära, kallis. Jah, ja meil on üks kõige hullumeelsemaid kalu üldse, kutid. See on tegelikult troopiline lest ja see on alles teine, mille ma oma elus olen saanud, kutid. Ja neid on selle käeodaga jahtida ideaalne. Nad liiguvad väga veidralt ja siis matavad end liiva sisse. Nad teevad peaaegu nagu värelevat liigutust ja siis lihtsalt istuvad seal. Ja sa saad neile ligi hiilida ja võimaluse korral pihta lasta. Selle looma kumbki külg on täiesti erinevat värvi ja see on sellepärast, et üks külg läheb liiva sisse ja see külg peab siis sobituma kogu korallrahu ja kõige muuga seal. Ja sellepärast nimetatakse seda troopiliseks lestaks, sest näed, tal on peal kõik need hämmastavad sinised täpid. Tal on 2 silma ühel peaküljel. Ja kui nad on noored, siis tegelikult aldab see teisel pool. Ja kasvades liiguvad silmad aeglaselt üle pea ühele poole. Meil on esimese päeva toit olemas. Järgmine asi on proovida tuld üles teha, sest praegu on siin väljas märg. Ma arvan, et meil on natuke vett, aga ma ei tea, kas meil õnnestub tuld üles saada. Võib-olla sööme sashimit. Mul on vaja natuke juua, kutid. Te nägite, et natuke aega tagasi sadas vihma. Natuke vedelikku. Täna on olnud väsitav. Varjualuse ehitamine, jahipidamine ja kõik muu selline. Meil on vaja tuld ja rohkem vedelikku, kutid. Muidu me kaua vastu ei pea. See aitab meid ilmselt hommikuni välja. Ja siis kohe hommikul tahan ma minna rannikule otsima, kas leiame mõne kaldale uutud pudeli, võib-olla kookospähkleid, mida iganes, et vastu pidada. Nüüd on meil probleem. On terve pärastlõunas alanud ja mul pole aimugi, kas me suudame lõkke süüdata. Need asjad siin. Nagu näed, on need natuke peidus. See on parim süütematerjal, mida sa siin saarel leida võid. Kui see tuld ei võta, siis ei võta miski. See ei hakka. Niipea kui see natuke hoogu saab, kustub kohe ära. Ei lähe käima. Liiga niiske. Ma tõesti tahtsin selle kala jaoks lõket teha, mees. Me ilmselt külmume täna öösel, sest me ei saa lõket põlema. Siin on tõesti kõik nii märg, kui olla saab. Oleks hea päev, kui ma oleksin part, aga me ei saa ka oma kala küpsetada. Paistab, et sööme seda ürgsel moel, kallis. Täiesti toorelt. See pole selle töö jaoks õige nuga, kutid. See suur vana machete, aga ajab asja ära. Ma võtan lihtsalt oma noa ja proovin lõigata mõned head sashimi tükid. Natuke toorest liha. Jumal küll. Liha on nii valge ja õrn sellel, kutid. See on nii värske, kui olla saab. Sashimi, valge. Proovime selle ära. Vaatame, kuidas see maitseb. See sashimi on tõesti hea.
Oleks palju parem, kui siin saartel oleks sojakastet, aga ma ei kurda. Ma söön selle sashimi ära, kutid. Me lähme laagrisse tagasi. Ma arvan, et tuleb külm öö. Ma ei lõpeta seda väljakutset kindlasti enne, kui olen tule üles teinud ja natuke rohkem vett kogunud. Ja homme hommikul peame ka saare teisele poole minema, et vaadata, mida kapten meile jätnud on. Praegu sööme pool oma lestast ära. Ma jätan ülejäänu natuke hilisemaks, kui mul öö jooksul kõht tühjaks läheb. Olgu kutid, ma hakkan end praegu ööks valmis seadma. Istun siin rannal ja võtan hetke, et kõige eest tänulik olla. Ma tean, et paljud teist siin kanalil on seda teekonda jälginud. Te olete ausalt öeldes viimaste aastate jooksul mu elu muutnud. Tõesti, vaid mõned aastad tagasi töötasin ma tavalist tööd. Olin üliõpilane. Lõpetasin ülikooli. Töötasin korporatiivmaailmas, tegin füüsilist tööd, mida iganes, et raha teenida. Ja siin ma nüüd olen. Istun sellel saarel ja elan oma unistust, võttes teid nendel seiklustel kaasa. Te olete ausalt öeldes mu elu muutnud ja ma olen teile nii uskumatult tänulik. Ausalt, kui keegi teist seal väljas on, kellel on unistus, aga kardab seda taga ajada, siis lihtsalt hakka pihta, mees, sest tõesti, su elu võib muutuda. Vaata seda praegu, see kõik on tänu teile. Ma armastan teid nii väga ja tänan teid südamest, et mind toetate. Kui te mind edasi toetate, luban teile, et ma ei lõpeta kunagi videote tegemist. Ma ei taha siin saarel üksi nutta, aga ma armastan teid rohkem kui midagi muud. Kuna siin saarel on praktiliselt täiesti pime, siis kui täna öösel midagi hullumeelset juhtub, annan teile kindlasti teada. Ma lihtsalt loodan, et vihma sadama ei hakka. Praegu on siin päris soe, mul on need joogamatid ja meil on varjualune, aga kes teab, mis juhtuda võib. Siin on maod ka. Siin käivad ringi metsikud loomad, kilpkonnad ja veel terve hulk muid elukaid. Nii et ma näen teid kas öö jooksul või homme hommikul vara ja värskelt. Tere hommikust teile! Me ei saanud eile öösel eriti magada. Väänlesime ja keerlesime ning mul oli külm, sest me ei saanud tuld üles teha. Praegu on mul ainult mõned asjad mõttes. Mu suu on sama kuiv kui Sahara kõrb, nii et me peame leidma midagi juua, kuti. Ma tahan ka minna uurima saare teisele poolele, et näha, mida kapten mulle jättis. Me peame tule üles tegema. See peab siin saarel juhtuma. Varjualune on väga hästi vastu pidanud. Nagu näete, annab see palju varju ja blokeerib kogu selle tuule ära. Meil on vaja siin saarel midagi juua, kutid. Praegu on seis halb. Siin on kõik need kookospähklid. Need on mädanenud. Te tunnete seda lõhna, kutid. Ja kui neil on see hapu lõhn juures, siis tähendab see, et nad on mädanenud. Midagi? Mitte midagi. Vana, tolmune kookospähkel. See näeb hea välja. Meil on kookospähkel, milles on natuke vedelikku. Ta on paganama vana. Ta on kindlasti vanavanem, aga lõhnab veidi hapult. Ma ei taha rohkem energiat raisata selle kookospähkli koorimisele, sest ma higistan juba korralikult. Ma lihtsalt avan selle. Meil on meie tass, mille me eile leidsime, kutid. Ma arvan, et ta on poolenisti mädanenud, kutid ausalt öeldes. Ta lõhnab imelikult. See on nagu kookospähkli sees käärinud, aga vähemalt on see vedel. Ja ma ei arva, et see nii hull on, nii et me peaksime suutma seda juua. See pole kindlasti magus kookospähkel. Meil on seda vaja, mees. Me hoiame selle alles. Ma tahan näha, mida kapten meile eile jättis, kutid. Lähme! Me lähen üles kõrgvee piiri juurde, sest pole võimalik, et sa oleksid selle sinna alla jätnud. See oleks öösel minema uhutud. Ma leidsin tema jalajäljed. Vaadake seda. Meil on tema jalajäljed. Oh, ei ole võimalik! Vaata seda. Oh, kapten! Ta on meile siia oda jätnud. Oh, see saab olema tõeline päästerõngas. Mehed, see tähendab, et me saame siin tegelikult suuli loomi jahtida. Me võime selle käsioda äga visata, millel te eile nägite, et jõudu polnud. Oh, aitäh sulle, kapten! Me sukeldume siia välja ja uurime seda rannajoont. Me läheme tagasi laagrisse, paneme varustuse selga ja on üks asi, mida peame tegema. Ja siis oleme seal väljas. Saartel on asjad nüüd meie kasuks pöördunud. Me võtame mütsi peast ja paneme maski pähe, aga mehed, meil on vaja kogu energiat, mida saame, nii et me joome selle asja ära.
Yes! Me saime kiire turgutuse, kallis, ja me oleme valmis. Ma olen täiega elevil, me oleme seal kristallsinises vees. Me haarame harpuun püssi. Täielik energia ületoos. Oh jumal küll, praegu on nii selge, nüüd on minek sees. See on nagu suur ujumisbassein, mees. Lemme. Meil on veepüstol, kallis. Vaata, kuidas ta läheb teesa. Oh, vaata seda asja. Viska see ära. See ei ole hea. Vaata neid pilvi, mis tulevad. Oh jumal küll. Kuula seda kõuemürinat. See on hullumeelne. Äike, välk igal pool meie ümber. Raske öelda, kas see torm tabab meid või mitte, aga ma arvan, et see tuleb otse meie poole. Ei! See ongi see, mis siin saartel juhtub, mees. Ühel hetkel on lihtsalt ilus ilm ja järgmisel hetkel kallab vihma. Oo ei. Ma ei tea, kas me suudame üldse lõket süüdata.
see kala siin, kutid, on ükssarvik kirurgkala ja sellepärast ongi tal sabal need terad. See on sõna otseses mõttes nagu kirurgi nuga. Kui sa sellega pihta saad, lõikab see su lahti. Sellepärast kapten jättiski meile harpuun püssi. Me ei suudaks seda kala käsiodaga kätte saada. Nende nahk on liiga kõva mees. Näed, ta veritseb päris korralikult. See on sellepärast, et me püüame kogu vere lihast välja saada. Ta on praegu täiesti surnud. Siit käis läbi suur Hispaania makrel ja ma tegin pika lasu. Ma arvan, et kui ma oleksin selle looma tabanud, oleks ta mu oda minema viinud. Poleks mingit võimalust. Mul polnud relval rulli ega midagi sellist. Nii et tegelikult meil vedas. Sa nägid, et kui me vees olime, sadas ainult natuke vihma. On ikka veel üsna kuiv, aga suur torm on tulemas. Te näete seda praegu ise. Ma tahan näha, kas ma saan kiiresti tule üles teha, et meie kala küpsema panna. Just seda on meil siin vaja. Poisid, siin on päris märg. Ma ei hakka valetama. Korjasin sõna otseses mõttes kõige suurema süütematerjali hunniku, mis võimalik. Kui see põlema ei lähe, siis ei lähe miski, mees. Poisid, te ei usu seda. Saime selle põlema pärast päevi ilma tule ja soojuseta. Saime selle, kallis. Jah, siin saab kala. Võtame oma noa, lännu võtame pulga, mida saame kasutada kala tulele panemiseks. See näeb päris hea välja. Me teritame selle otsa alati ära. Meil on pead ja sisikond olemas. Vabane sellest. Meil on soe toit pliidil. Lähme. Kõik minge ja pange see ära. Kommentaarides juba küpseb. Ausalt öeldes pole midagi paremat kui soe lõke ja selle kohal valmiv toit. Te olete viimastel päevadel näinud, kuidas ma olen siin saarel külmunud. Ma arvasin, et söön kogu selle väljakutse jooksul ainult toorest kala. Ja ma mõtlesin, et ei, see ei lähe nii. Me peame lõkke üles tegema. Me olime visad ja saime sellega hakkama. Vaata seda liha, mis läbi tuleb. Võtame ta maha. Me rebime sellelt naha maha ja vaatame, mis liha all on. Vaata neid lihatükke seal. Olgu, tõmbame selle alla. Soe suitsune ja pagana maitsev. Oh, jumal küll. See on nii hea. Midagi värskest kalast, mis on siin üksikul saarel lõkkel küpsetatud. Mina ja teie, kutid. Lõhume oma kala sisse, kutid. Ja ma näen midagi silmapiiril, kallis. Wuhuu! See seal ongi paat, mis meid peale võtab. Me tegime selle ära, kallis. See on olnud üks pöörane ellujäämisväljakutse. Kui tahad rohkem videoid vaadata, siis meil on neid siin. Ja näeme järgmisel pöörasel seiklusel. Ärge unustage laikida ja tellida. Tšero!